Tere varahommikust! Minu nimi on Mihkel ja mina lähen kalale ning kutsun teid endaga kaasa. Ma võtan asjad auto pealt maha, pumpan rõnga täis ja siis ma räägin, kus ma püüan, millega ma püüan ja mida ma püüan. Rõngas on vees, aega kulus 15 minutit, mis on ilmselgelt liiga palju, aga arvestades, kui tihti ma seda kasutan, siis igati vinks-vonks, et võib-olla 5 korda olen sellega vee peal käinud ja siis nüüd üritan seda muuta, et peaks ikka rohkem käima, et selle eest see ja siis muu varustus kokku on siuke tonnine laks, et niisama kapis seisab, siis on nagu mõttetu. Aga hakkame otsast minema. Esiteks ma tulin püüdma haugi ja kus mujal ma püüan kui mitte Soomes. Et enamus meie videod on Soomes filmitud ja nii on, sest elukoht on Soome ja siis püüamegi Soomes. Ja ilmast. Päike paistab hetkel, lubas varsti pilved peale lükata, aga sademeid ei tule ja hetkel on tuult ka praktiliselt ei ole. Lõunaaeg lubas mingisugust kuni 14 kilomeetrit tunnis, ma ei teagi, mis ta siis on. Ühesõnaga ei ole midagi hullu. Et selle rõngaga on see pull küll, et kui ikka keskmine tuul või üle keskmise, siis hakkab jalalihastele. Ja siis mis veel on uut? On see, et ma mõtlesin eile, et nagu teeks midagi hullu ja tuleks täiesti üksi kalale. Ja siis siuke lambikäik, et mingi koha valisin välja. Ma olen siin käinud kunagi vist paar korda. Ma ei mäleta, kas ma rõngaga vist olen ka ühe korra käinud. Ja kala olen siit saanud. Ja siis eile kirjutas sõber Kristjan, ütles, et kuule, nüüd on siuke lugu, et ma toon sulle sellised landid, mida ei ole müügis ja mis on Eestis välja mõeldud ja patenteeritud. Ehk siis, kui te nüüd vaatate seda videot ja mõtlete, et geniaalne idee, teen järgi, siis te olete hiljaks jäänud. Aga lubage esitleda sellised. Need on siis roovabad slaiderid järgid ja need on siis välja mõelnud Eestis sellised landivalmistajad nagu Rustika-landid ja Viirastus. Et siis meestel oli probleem, et kummilante on roovabasid ehk siis sellise offseti konksuga, spinnerid on sellise offseti konksuga, aga slaiderid ja järke ei ole. Ehk siis pidevalt jääb sinna vetikad ja igasugune roog jääb kinni. Ja mõtleks midagi sellist välja. Ja seda on mingi ulme kaua tehtud vahelduva eduga. Et siuke 3-4 aastat. Aga tulemus on siin. Ja seda hetkel, kui ma seda nüüd filmin, siis seda poest ei leia. Küll aga täna on 1. juuni. Siis minul teadaoleval infol siis tuleb müüki juunikuus. Et siis juunikuus saate endale ka siukseid proovida. Ja siis ilmselt nende Viirastuse ja siis Rustika lantide
netilehelt leiate infi. Et siis põhimõte on nagu suhteliselt sihuke lollile ka arusaadav, et sedasi lant tuleb ja ega ta kuhugi kinni ei jää, sest konks on peidus. Ja kui haug võtab, siis teoorias peaks see välja kargama ja kala otsas. Näis, kas see nagu reaalselt ka töötab. Kristjan ütles, et nemad said kala nii, et mühises eelmine nädalavahetus. Ma olen proovin järgi, sest need kalamehe jutud, need on sellised kahtlased, et olles ise kalamees, siis ma tean, et kui poolt usud, saad ikka veerandiga petta. Et siuksed lood. Ja kaasas on mul muidugi vanad head spinnerid ja seal veel mõned lemmikkummilandid, et loobin kõike ja vaatan, mis tänane päev toob. Ja õnneks on sääski ka, üllatavalt vähe isegi, aga kellast ka, et kell hakkab 6:30 saama. Esialgne plaan oli, et 3 äratus ja 3:30 minema kodust. Panin 3-4 mingi 75 äratust. Neid kõik lükkasin mitu korda edasi ja sain alles 4 maast lahti, nii et siis läks hommikupuder, kohvi, asjad kokku, rämedalt aega. Siis ma avastasin, et siia 40 minutit sõita ja siis ma olen mingi räigelt graafikust maas. Aga vaba päev, nii et võtan aega palju tahan. Mis me siin esimesena otsa paneme siis? Meil on siin kummi. Siis meil on teravad konksud. Siis meil on madu. Siis meil on rotti. Siis meil on tibupoeg spinner. Ja loomulikult on meil siis need uued landid. Mille te valiksite siis? Valik on siin. Valik on teie. Davai, panem kohe uue peale. Siin uudishimu ei anna häbeneda. Kumb läheb? See või see? See on nagu looduslik. See on nagu crazy. Panem crazy peale. Nonii. Selline elukas. Vaatame, kuidas see vees käitub siis. Uppuv 38 grammi. Ja ma ei teagi, kuidas seda nüüd siis. Seda saab siis lihtsalt vedada. Ja siis saab mängitada ka niimoodi. Paneb kohe esimese paugu. Kui esimese kauguga ei tule, siis on jama lant. Sellega peab seda ka meeles pidama, et kuna see on offset, siis väga palju ei saa kalale järgi anda, et hea haakimine ja pinge peal. See on nagu jõhker vool on siin nagu. Kuigi see on nagu meresopp. Sealpool on nagu suurem meri. Sinna ma vist ei lähe. Siis see on see sopp, kuhu ma plaanin minna. Seal on sellist madalamat, ägedamat ala, kus on peaks olema ideaalne, aga lisainfoks on nii palju, et kaldast on ka näha, et veetase on Soomes rekordiliselt madal.
ehk siis eile oli mingi üle 40 sendi, vahepeal oli üle 60 sendi niimoodi, et mingid laevateed ka põhja pool pandi kinni. Et lihtsalt laevad ka ei saanud sõita. No hetkel on vaikne. Vaatan, äkki tahab spinnerit. See on õudne elukas ikka. Siin on ka 2 üksikut konksu. Ja see on maru hea. Need kolmikud on igavene piin. Päike hakkab mõnusalt soojendama ja kala endiselt ei ole. Ei saanud spinneriga, ei saanud selle uue landiga. Et see kanal on maru ilus küll, aga kala ei ole. Ma mõtlen, et ma teen siin kanalis veel mõned visked. Siis ma liigun sinna poole. Ja siis varsti tuleb selline mõnus suur lai sopp, kus peaks seda haugi olema nagu virnas. Seal ainult kaku välja. Muidugi selline lugu ka, et ega mul suurt millegiga nagu seda kala välja võtta ei ole. Et ainuke, et see tõmban sülle, et kui mingi korralik mamma peaks tulema, siis võib olla küll nagu äge seiklus. Et aga noh, eks tuleb, mis tuleb. Nonii, esimene kala. Mis kala on? See on haug. Tuu siia. Nii väike. Pisikene haug. Selles mõttes on ta sobiv, et kuna mul on see mõõdulint 50 senti, siis see vend on kus sülle mine ära. No ta oli mingi 60 senti. Noh, essa käes. Ja muidugi kala tuleb ikka siis, kui kaamera on kinni, sest nii on palju lahedam. Võtsin spinneri otsast ära ja panen sellise murdja otsa. Vaatame, kas see toob kala paremini või. Oho, lendab nii jõhkralt.
ilus ju. Nii see kanali osa hakkab läbi saama ja siin on see suurem sopp. Ma loodan, et siin hakkab juhtuma ka. Praegu on nagu suht nigel, et 1,60 sendine aug ja kõik. See võiks küll nüüd natuke muutuda. Vahetasin jälle lanti. Panin sellise Savage Gear'i kõige legendaarsema spinneri otsa, mis on toonud väga palju kala. Oleme sellega muidugi hästi palju kalastanud ka, et eks ta nii ole, et mida rohkem mingi landiga püüad, siis tõenäosus suureneb sellega kala saada. Mingi jama otsas. Mingi kaamli ila on. Vahetame jälle lanti. Paneme sellist maduussi. Ai. Konksud on teravad, sellega pole väga püütud. Ja veel vähem on sellega kala saadud. Kuna siin on siuke räigelt madalne. Jalad põhjas. Siis see võiks olla nagu päris hea ju. Nüüd juhtus küll hull lugu. Jälle kala. See on vähe suurem. Ja mis lanti see võttis, täitsa haige ju. Mine konni, see on haigelt suur kala ju. Mis asja? Ma hakkasin juba loobuma, ma mõtlesin, ma lähen minema siit. Mõttetu koht. Et siin on nii madal, et siia ei mahugi aug, aga vaata seda elukat. Õnneks mul on jalad maast, ei saa mind vedada. Mine pekki. Jumal tänatud, ma kaamera peas on. Keegi ei usuks seda jama ju. Tule issi juurde. Mine pekki, see on mingi 90 ju. Ja ta ei tulegi. Tule. Konks on moka otsast. Tassib mind. Täiesti. Jõpp. Vend ei väsi ära. Tule siia. Näita ennast siia ka. Johaidi. Jaksab niimoodi minna. Ära mul paati ei tule. Jõhker. Siis peab kohe pilti tegema. Nii kaua kui käed ei ole kalased. Oi! Täiesti jõhker elukas. Oho. No nii, proovime selle monsteri kätte saada ja ära mõõta ja vabastada või? Ei no jõhker.
nii. Õnneks ta on hästi moka otsast. Head tangid ka on. Siis. No, tee. Nad on ikka 2 konksu siin kuidagi saanud. Nii. Üks on siin ja teine on siin. Nonii. Nonii. Johaidi. Oodake seda kala. Oh my god. 50 senti on siin. Ja siin on teine 50 senti veel. No ei ole nii palju. Siin on kala. Nii madalas, et uskumatu. Ai. Noh, poisu, mine tagasi. Ära rohkem neid madusid sööna, see ei ole ju, neid madusid teil ei ole siin nii palju nüüd. Noh, kui pikk haug on? Tšau! Nagu ikka, GoPro suudab kõige magusama koha peal crash ida. Ja hauglas tagasi. Noh, käsi siiamaani väriseb. See tuli nagu nii lambi koha pealt. Et ma loopisin seda madalat kohta siin ja siis juba mõtlesin nagu jumal mõttetu, et ma liigun kuhugi sinna kaugemale, kus äkki on vähe sügavamat vett, et see suur haug ei ole siin. Siis panin viske täiesti lampi kohta, tegin mingi ühe vända kuradi liigutuse ja nätaki tuli. Alguses mõtlesin, noh, et jõnkat tegi vähe, et noh, kui suur ta siis ikka on. Ja siis panin kaamera käima ja siis oli nagu mida äkki. Ja mis landiga, no. Ma mõtlesin, et siuksed müüakse lollidele kalameestele, kellel on raha liiga palju, et noh, välimus on ilus ja mäng on ka tegelikult nagu viimase peal, et noh, keegi on nagu korralikult neid madusid jälginud ja mingi 3D mudeleid teinud, et oi jaa, ei nagu täna rohkem kala ei saa, siis see oli juba nagu see emotsioon, mille pärast see üldse tulla. Ma nagu nägin siin nagu mingit kaigast. Ja see tundus nagu see ei ole piliroog. Vaata, kuidas ma selle kätte saan. Siin. Korra aerudist võtma. Niimoodi. Mul on tunne, et see on kellegi ritv. Saaks selle kätte siit ka. Ma ei saa, kuidas see nagu võimalik on. Keegi oma ridva on siia ära kaotanud. Kuradi tuul ka. Ei lase päästeoperatsiooni läbi viia. Kui see kadus. Seal. Nägin. Nii, kuidas ma selle nüüd kätte saan. Oi. Hakkab jälle mingi džäss pihtana. Selle enda ridvaga võtma või. Tuul on natuke häiriv. Segab päästeoperatsiooni. No see on kindlasti ritv
ja ketas ja kõik peal. Mul oleks vaja kuidagi sinna poole saada. Nii, ova. Oho, see on päris kõvasti kinni ka. No see ei ole nüüd alles kukkunud siia. Jab. Võitu, kas siin on kala ka taga või? Nii. See on siin mõnda aega olnud. Midagi siin taga on. Aha. Ahi. Haugimeeste riist. Kellelgi on süüke mamma ära läinud, et koos ridvaga. No jah. Selline siis. Taiva Laguna. Ja abu ketas ja siuke sett. No, ketas vajab veits õlitamist. See ei käi kuhugi poole. Siuke värk. Ei tea, kas selle peaks omanikule tagastama. Noh, ma võtan ta kaasa. Olen siia, see on talismann. Õe. Ehk siis tänane saldo. 2 haugi, 1 ritv. Nii, kell on sujuvalt 9:30 saanud ja peab mainima, et ega see haug ei ole mingi hirmus sööma peal, et või ma ei ole seda lihtsalt üles leidnud. Aga jah, hetkel endiselt see 2 kala ja kõht hakkab vist tühjaks minema, mõtlesin, ma tõmban siin saare varjus. Tõmban endale natuke seda kuivatud liha sisse ja siis nagu loobin edasi. Et tuul hakkab natukene ahistama, et siin seda rõngast lükkab siin vee peal niimoodi, et põhimõtteliselt laseks minna, siis oleks, ma ei tea, varsti Eestis väljas või Rootsis, aga pull on see, et noh, korral olen elus selle vea teinud, et ma lähen alla tuult ja siis noh, lõpus, et ma lähen siis tagasi ja siis kui hakkad tagasi minema, tuul veel tõuseb, siis on ikka korralik jalapäev, et noh, seda ma nagu ei viitsi enam teha. Ja praegu on täpselt niimoodi, et tuul puhub sealt, kus ma tulin, ehk siis vastu tuult pean tagasi minema. Ja siis ma ei viitsi nagu väga kaugele minna selle nagu alla tuult. Et eks ma vaatan, ma tiirutan siis saare ümber ja siis seal on veel paar sellist nurka. Ja siis ma vaatasin, et ega siin keskelgi taimed paistavad, et ega siin võib loopida põhimõtteliselt igal pool. Siis paistab, et see sopp on nii madal, et vaatab, kui ma siit servast ei saa, siis ma tulen siia keskele loopima, et äkki saab siit kontakte. Ja siis kaameravärk ka, ega mul siin niimoodi tühja filmimisaega väga ei ole, et peab olema väga sisukas, sest GoPro akud ei kesta ja mingi häda, et ei saa see GoPro ka oma asju parandatud, et iga aasta tuleb uus kaamera ja üks ja sama soust on nende akudega ja kõik lisavarustus maksab plönni ja kaamerad maksavad normaalselt plekki ja et rist ja viletsus. Aga mul on 1 täis aku ja tähendab siis nüüd 2, 1 on sees. Et ma arvan, et selle päeva saab ilusti õhtasse. Ma loodan.
et vahet ei ole, kas on soe või külm, need kuradi akud ikka ei kesta, aga teeb väikse lõuna ja siis püüab edasi. Järgmiseks läheb menüüsse siis rott. See on nagu siga laheda mänguga, aga nagu minust haugi sellega saadud ei ole. Vaatame, äkki täna see muutub, et kui madu läks loosi, äkki läheb see ka. Näiteks kaamerasse näha, aga seal on päris hea linask. Siin võiks ju haugi ka olla, siis kui on linaskit ja muud manti. Siin käib mingi möll, ilmselt latikad. Vana kalamehe tarkus on, et seal, kus on latikas, seal on ka haug. Samas nina all keegi ujub, aga ma ei näe, kes see on. Siin on nii madal, et jalad saab põhja panna ja sealt tuleb üks ei taha siia linask. Linaskid panevad pidu siin. Ma unustasin selle, et ma saan ju siin püsti seista ka ju. Nüüd läheb just päike ka ära. Oi. Korralik jaskar käib. Kell on saanud 1 ja see koht, kus hommikupoole see mamma tuli, siit ma ühtegi kontakti nüüd ei saanud. Ja nüüd siis võtan julguse kokku ja siis hakkan mööda seda kitsast kanalit ära minema. Ma muidugi hommikul selle peale ei mõelnud, et hommikul tulen peale, see on hea rahulik vaikne, aga päeval, kui ma ära hakkan minema, siis on korralik paadiliiklus seal. Ja noh, mõned võtavad hoogu maha, mõned ei võta, et siis on hea selle rõngaga seal olla jalus. Kui mingid hullud sotiga mööda tõmbavad. Ma vaatasin, et mingisugune veider jume on ka vist peale saanud. Jaa, aga ilma muutus toimus. Tulidki need pilved, mida ma ootasin nagu mingi hommikul, mis kell 8 pidid tulema. Ja vaatasin, et äkki isegi tuleb sükest vihmavärki, et nagu õhk läks kuidagi sükeseks tummisemaks ja mõtlesin, et äkki nüüd tuleb see hetk, kus haug hakkab jõhkralt sööma. Ja seda ei tulnud.
vaatame, mis seal kanalis on. Paadid liiguvad ja väike kala liigub ja äkki seal saab veel mõned võtud. Nii kaua kui rõngas päiksegas kuivab, siis ma võtan selle päeva kokku. Kuidagi ma olen nagu mingi tume tont siin, aga noh, päev läbi päikse käes olla, siis võibki olla tume tont. Et mis läks hästi, mis läks halvasti? Noh, halvasti läks see, et alustasin liiga hilja. Ilmateade tuskusin liiga palju. Päiksekreem peab olema alati kaasas suvel ja kevadel ja sügisel. Võtsin sääsekaitsevahendeid, seda pensi ja seda ei olnudki vaja, sest sääs küll ja uskumatult vähe. Ja siis kalasaak oli veits nigel. Ja ega siis, see läks ka pekki, et need kahlamispüksid, mida ma eile poole ööni liimisin, siis need nüüd nagu lekivad veel rohkem kui ennem liimimist. Et kellelgi on mingi hea idee, kuidas kahlamispükse parandada, siis kirjutage alla kommentaaridesse, et siis ma äkki saan need asjad korda. Aga mis läks hästi? Sellise kehva võtu puhul 2 kala, üks siuke 60 senti, teine 90 senti. Normaalne tulemus. Et iga päev ei saagi niimoodi võtta kala, nagu eelmine nädal vahetused mingi 2 peale, mingi 50 haugi paati. Et noh, see ei ole tegelikult normaalne. Ja siis uued landid töötavad selles mõttes, et lendab hästi, kuhugi kinni ei jää. Ma viskasin neid nagu nimelt isegi nagu võpsikus, tuleb igalt poolt läbi. Kõik ilus tore. Täna haugi soovinud seda. Pole midagi teha, iga päev kõik landid ei tööta. Ma arvan, et kui meil nüüd rustika neid käest ära ei võta, siis me proovime järgmine kord uuesti teises kohas. Ja siis noh, lõunaaeg maha. Normaalne ei peagi mingi elu pikka päeva tegema, et kõrbed ja seal päikse käes ja siis kerge jume ka näos ja ise rahul. Et selline oli seekord video. Kui meeldis, lööge pöidlad püsti. Võin teile veel öelda seda, et meie rekord on 303 laiki. Ehk siis, kui see video lööb selle 303 üle, siis ma luban, et juulikuus, kui mul on puhkus, siis ma tulen Eestisse ja lähen Eestis kalale. Ja siis teeme sellest video, ehk siis kõik teie, kes te olete meile kirjutanud mingi 1000 e-maili ja sõnumit, et tulge Eestisse ja millal te Eestisse tulete ja võiks Eestisse tulla ja igasuguseid pakkumisi, siis nüüd on teie kord. Lömastage seda like nuppu niimoodi, et see 303 saab ületatud ja siis ma luban, et ma olen juulikuus Eestis kalal. Siis täpsemalt vaatame siis seal, kui ma seal olen ja kui need like'id kokku saab. Aga nii kaua, olge tublid, käige kalal ja tšau!